Mis noortel inimestel on vanematelt õppida? Kõige rohkem hoolivust, entusiasmi, töökust, elurõõmu, ikka veel ja veel elurõõmu. Ja rohkem liikumist ilma mobiilista. Kohusetunnet kindlasti ja et nad arvestaksid vanemate inimestega. Ikka täpsus, kohusetunne ja muidugi ka see elurõõm. Natuke väheks jääb noortel neist. Mina olen kõigi teistega nõus. Elurõõm ja ikka edasi tohib toppama jääda, kui ongi mingi raskus, siis ikka edasi püüda ju. Kas on vanemas eas leidnud uusi hobisid? Uusi hobisid, jah. No mina hakkasin vanemas eas heegeldama suurest igavusest. Ja laulma, laulmine, see mul on väga suur hobi, see ilma selleta ma ei saa elada. Et see kohe kutsub mind ansamblisse ja mul on nagu kohustus ja eesmärk, kuhu minna, mida teha. No muidugi laulmine on jätkuvalt, aga päris uus ei olegi. Ristsõnade lahendamine, liikumine, kõik see jätkub. Hobisid on liiga palju vist. Muud aega jääb väheseks. Laulan 2 kohas ansamblis ja kooris ja eesmärk on laulupeole jõuda. Ja siis ka veel trennid füüsilised. Minu uus hobi on kepikõnd. Mina muudkui laulan ja laulan terve elu ja laulupeol olen mina üle 50 aasta järjest käinud. Mis vanas eas kõige rohkem rõõmu valmistab? Aga ütlekski, et laul teeb rinna rõõmsaks. Lapselapsed kindlasti. Kõik, et tervis oleks korras ja laulda ja laulda ja laulda. Elu ise teeb kõige rõõmsamaks. Kõik kogu elu. Mul teeb ka laulmine rinna rõõmsaks ja see, kui lastel hästi läheb ja lastelastel.